tere hommikust! Täna hommikul lähme siis Rakvere, hakkame sõitma kell 9 paiku. Kell ongi kohe 9. Me vaatame siis meie Rakvere pere üle ja siis tuleb siuke mõnus nädalavahetus. Kaasa võtame siis beebibjörni, kook, lapse vanker, lapse mänguasjad, fotokott, käru, eks ole. Siin maas on üks Segway. Kell on siis täpselt 9:14 ja me alustame oma teekonda Rakveresse. Ma praegu olen siin Läppale taia kinni, jah? Oliver Läppale poie kinni. Mina olen praegu Roosiga siin taga. Hakkame sõitma. Valmis, jah? Roosi on igatahes valmis, ma hakkas ilusti öösel ennast välja. Tal praegu on tegelikult niimoodi, et ta magab viimased 5 ööd on tähendab maganud reaalselt mingisugune 7-9 tundi jutti, siis korra sööb ja magab veel natukene. Et ta on mega hästi hakanud järsku magama ja lähme siis Rakvere, vaatame, pole tegelikult käinud Rakveres äkki mingisugune 3 kuud või? 3 kuud, jah. Oliver arvab, et ma olen täiesti tumba-jumba, ma ei tea, no ikka ei usalda mind. Me võtsime väikesed kohvi ja siis Oliverile mündi kakao. Ja nüüd sõidame siis Rakvere poole ja vahepeal rohkem peatusid nüüd Roosi magab juba ja road trip, kuuleme Kaigot ja me jõudsime siis nüüd ametlikult Rakveresse. Juhuu! Oota, tegelikult veel ei jõudnud. Ja me oleme nüüd. Okei, huvitav. Noora! Tere, noorakene! Joo! Meie lähme Oliveriga käime magasinis ja viime ühe asja ära ja siis minu ema läheb seni siis Roosit jalutama, nii me saame siis Oliveriga miniteid teha. On nii või? Sobib sulle või? Sobib, jah. Olli paneb nüüd selle tuksi sinna taha ära ja siis ma arvan, et sa viskab mind on ju Selveri juurde või? Jah. Viskab mind Selveri juurde ja siis ise läheb sinna Roosi juurde koju. Ja siis me ilmselt hakkame varsti grillima, jõhker tuul on. Jõhker pissjada on. Mul on küll jummalast valus, ma saan kuidas, äkki sellepärast, et mul ongi valus selge, siis ma peakski seda tegema ja siis ei ole vast enam valus. Nüüd on hea. Ma pean minema. Ilmselt see on üks punkt, kus mul tegelikult on alati valus olnud. Jooksed vihkod. Kõhu peab vaatama. Võeta nekka ja? Sul üle jah, sul on seal. Mul on mingi kondi klipinat. Jah. No kus käisid? Jalutamas. Magab. Magab, jah? Jah. Oi, ma tegin ikka tempot, ütleme nii. Teab, ma käisin Pagusool. Okei, tegid selle Liiva tänavat läksin. Tegelikult ma päris Pagusoole sisse ei läinud. Ma läksin kui nende uute majadeni. Kus see maju on ehitatud? Täiega kus juures. Aga jube tuuline, sellepärast ma ei tahtnudki sinna Pagusoole sisse. Tuulepealne maa, vaata, see on alati. Jah. Nii, et Pagusoole meiku oli. Kedagi huvitab.
Jee! On hirmus või? Tivoli tuur või? Oi! Great success. Great success. Ja sul on ka kõht täis või? Tundub, et ei ole. Hai! Tere! Tere! Jaa. Tere hommikust! No kuidas sa magasid siis, Roosi? Esimene öö pikka aja võõras kohas. Ei ole esimene. Ei no, selles mõttes 2 kuud pole maganud. Mis? Piuks. Õnneks magas nii nagu tavaliselt. Nii. Magama ei vähe raskemalt, siis see oli veits hirmutav. Saab poiss. Hakkame kohe sööma. Me nüüd panime oma asja kokku ja hakkasime siis sealt Rakverest sõitma. Ja nüüd sealt Rakverest ja nüüd me lähme käime Sõmerult läbi, me oleme vanase juurest, lähme õues, ütleme tere, me pole mingisugune, ma ei tea, mitu kuud neid juba näid. Viimati oligi äkki siis mu ema sünnipäev oli jaanuaris. Nii et lähme vaatame, mis nad teevad ja näitame Roosit ja Roosi ema peal nii palju kasvanud. Eks mu ema vahepeal neile pilte näinud, aga ega muidu ju ei ole ju näinud. Ja kui me koju jõuame, siis me näitame, mis me 2 päeva jooksul Rakverest kokku ostsime. Shoppasime suht palju isegi. Põhiliselt mingit kodukraami ja et tegelikult põhimõtteliselt nende 2 päeva shoppingu idee oli see, et ma tahtsin plasmaskarpe saada hoiustamiseks. Aga need on ikka jube kallid, kui ma nüüd päris aus olen. Et eriti veel, kui sa tahad nagu normaalses suuruses osta. Nupukene. Mitä minna? Roosi nupukene. Welcome to Tallinn. Me mõtlesime, et me lähme, mis on, ütleme, kus me läbi lähme? Lähme meie uuest kodust läbi, lähme vaatame seda piirkonda veel veits, vaatame maja üle. Ja siis võtame sushitest läbi. Ja siis me näitame kodust, mis me ostsime ka Rakverest 2 päeva jooksul. See võib meie kodu olla. Ja siin võib meie kodu olla. Tulime korra siia Rimisse ja Anna ostab sushit. Või noh, me tellisime sushit, saame selle kätte ja siis lähme koju. Ja vist mul on siuke tunne, et ta läks veel kuhugi shoppama, sest juba ootan siin juba pikemat aega. Siin oli kusjuures päris hea hinnaga isegi. Jälle mingit kaste juurde, no ei tea, no kes neid küll vajab. Mida? Neid kaste Kusjuures siin oli niimoodi, et kui me Rakveres ostsime 5,50 või, siis siin oli 6 eurot oli kast, aga ta oli suurem. Ehk siis nagu... Sai siis käidud natukene siin Rakveres shoppamas ja nüüd hakkame siis tegema autot tühjaks. Nii, ma näitan siis, mis me ostsime. Põhieesmärk... Mu söökuski hamba vahele. Põhine, mida me otsimas käisime, oli tegelikult plasmaskastid. Ja neid me ka saime. Ma sain nüüd, käisin ostsin veel täna Jyskist juurde 2 tükki. Tuli välja, et tegelikult kõige parem hind ongi vist Jyskis. Ja selles mõttes maksid sama palju. Jube põnev, ma tean. Nagu see... Ja siis see sama suur maksib põhimõtteliselt sama palju, 50 senti oli vahet. Nii. Siis teate. Siis mis me veel ostsime? Siis ostsime eile, saime -35% mõlema korvi pealt. Mul on sellest on väiksem variant olemas. Ja siia saab siis potitaime panna terrassile või midagi.
siis pakkepaelu, sellepärast et Oliveril tuleb sünnipäev. Kiki kott, Oliveril tuleb sünnipäev. Juhu. Siis Oliver tahtis osta, mis asjad need on? Party Papers. Ja Party Papers, need on need, et sa saad nagu keerata lahti ja siis sealt lendab kaunistused välja. Siis ma ostsin endale töökindad. Siis on, iga kord, kui ma käin Rakveres, siis ühes poes, seal on alati ainult üks pakk neid väikeseid sametisest materjalist, neid riidepuid roosiriietele, mis on mingi kleidid asjad, mida on hea, mis ripuvad, et ebamugav on sahtis hoida. Nii et iga kord ma ostan selle ühe paki sealt ära, sest see üks pakk on 1,88. Ühesõnaga need head asjad. Siis ma tahtsin proovida neid vaakumkotte, ma ostsin kõigepealt ühe, et kui toimib, siis ma ostan veel, aga et saab tekid siia sisse panna, siis tolmuimejaga tõmbad õhu välja, siis on hea kompaktne. Nii, siis ma ostsin sellist 3 maitseaine, mis siin sees on? Maitseaine või mingisugust purki, mida ma saan siia midagi sisse panna. Siis oli selline nunnuvaas või selline pudel, kas või kaunistuseks niisama riiuli peale, tundus armas. Liisu mängib või see Roosi mängib meil siin samas, ma ei taha paitada teda. Siis ma ostsin sellise aluse, kuhu peale saab kas näiteks juustu serveerida või mingit snäkke või mõnikord sa ostad sushit, siis nad panevad nendesse imelike, mis need imelikud, need sellised karbid on, ühesõnaga jah, et sa saad seal karbisest välja võtta, siis siia peale panna, et on natuke viisakam. Et see oli väga hea hinnaga, 6 eurot mardades. Ma tellisin, vaatame kohe, Roosile 2 mütsi juurde suveks. Üks on selline. Päris nunnu. Preedenist tellisin. See on hea õhukene. See oli pluss 15 kraadi, ehk sest nagu ongi suvel selline hea. Ja teine on selline, et katab õla. Issand, ma kujutan tal seda peas ette. See on nagu liblikapüüdja. Et katab õlad ära ja siis nokk on ees. Et siis on hea suvel kanda. Tundub veits suur, aga samas on hea jah, see on minu mood 24/7, mida ma teha tahaks, magada. Ja siis täna käisime Rakveres selles poest nagu realiseerimiskeskus ja üllataval kombel sealt sai täitsa normaalset kraami. Ma ei tea, kas need kommid, me saame kohe teada. Ahah, need kõlbavad. Ma natukene kartsin, et me ostsime ära, et me ei vaadanud. Mõnikord vaata sellistest poodidest võib-olla see oht, et sa ostad asju, millel on nagu aeg juba mööda läinud, aga tegelikult reaalsuses sinna viiakse siis näiteks esemeid teistest poodidest, mis on näiteks pankrotti läinud või mida iganes on ju. Ja need on juuli keskpaigani, nii et siis saame, ma ei usu, et nad niikuinii meil kauem kui paar päeva on, aga need on Domino täidisega Fatseri need kommid, nii et proovime. Siis Oliver tahtis osta neid süütetablette juurde, siis mina sain endale dušikeeli. Siis ma mõtlesin, et alati läheb õhupalja vaja. Lapse sünnipäev, täiskasvanu sünnipäev, lasteaeda minek, kooli lõpetamine, ülikooli minek, ülikooli lõpetamine. Vahet pole, saab igat pidi ära kasutada neid. Kulub alati. Siis mega random, see oli orgaanilisest puuvillast podi. Mingisugune, no tõesti kopikate eest enam-vähem. Nii et kunagi ei ole liiga palju podisid, nii et üks valge podi suveks veel. Siis me kasutame bambusest neid hambaharju, ma ei tea, sa nägid Oliver või? Ma võtsin 2 bambusest hambaharju, üks musta ja üks valge otsaga, et siis Oliver oli must, mulle valge. Laps on siin. Probleemsolved. Siis patareid, tunnal olgu, kui kaua need üldse säilivad, super heavy duty on siia peale kirjutatud.
aga nad olid odavad. Need olid odavad. Nii et proovime. Selles mõttes, et patareisid kulub alati igasugust. Rosi, ei lähe kastisi juurde. Liita siis midagi siin normaalselt teha ei saa. Nii, siis švammid kuluvad ära, seal on Cheap and Cheerful. Ja meie viimane ost, me tahtsime tegelikult magasinist osta ühte teistsugust sellist sarnase põhimõttega. Ta nagu küünla latern või selline küünla alus. Aga seal see maksis mingisugune 10 või 11 eurot. Ja point oli selles, et see oli veel see koht oli kuidagi imelikult ära murdnud, et oli seal imelikult olnud, et siis ma ei ostnud ja siis me käisime täna realiseerimiskeskuses hommikul ja ma sain selle 6 euroga Great Success. Üks pakk oli veel, aga seda ma ei saa teile näidata küll. Sest et see on minu sünnipäevaks. Päevalaps, võta veel üks naps.